asjad on ära läinud. Aeg on hakata jälle tööd tegema. Me vaatame, kui mõne päevaga Jimmy siis on jõudnud vannitoa ehitusel. Vannituba sai eile hüdrotõkke. Ja ma ei tea, kõik need ääred teibiti, mis asjaga, et hüdroteibiga ära või? On see õige sõna või? Meie lähme Andreniga nüüd puitu otsima. Õnneks, kui me siia kolisime, siis oli päris palju jäänud siia erinevat puitmaterjali, mille meie nüüd rõõmsalt kõik ära kasutame ja sellest ehitama hakkame. Ja vannitoa seina ma tahan osasid seinu puidust, et vaatame siit puiduhunnikust, mis me leiame. Esimesed laelauad on välja koogitud ja sealt hunnikust need tulevad. Teades, et meil on kõik plaatid olemas. Eile plaatisin pesuruumi. Ja siis selgus see, et kui me poes käisime, siis me võtsime viimased 3 pakki ära, mis täpselt sobisid pesuruumi, aga mitte vannituppa. Ja see põhimõtteliselt tähendab seda, et kui eile õhtul oli plaatimise aeg ja täna on vaja kõik plaadid lõpuni panna, siis täna on pühapäev ja meil ei ole vannitoa põrandal plaate. Nii et Jimmy jääb nüüd ettevalmistustöid tegema ja mina lähen poistega üritan vaadata, kas Hiiumaa pealt saab kuskilt plaate. Midagi, mis siia põrandale sobiks, sest meil ei ole aega praegu linna ka sõita ja see on kõik siuke... No plaadisegu on valmis segatud selles. Aga seda juhtub. Noh, meil juhtub. Tihti. Liiga tihti. Kuule, aga selge, me lähme siis ära. Muidu kell läheb. Et täna saaks need plaadid ikkagi... Kuule, aga tegelikult on kõik hästi ju. Jumala palju on tehtud juba. Jaa. Oleks plaadid, siis oleks juba tehtud. Veel rohkem. Selge, sain aru. Lähen juba. Tšau! No oleme siis neid puudulevaid plaate vaatama. Kiire update, et plaate me tol päeval ei leidnud. Küll aga me saime omale Covidi. Ja me oleme viimased nädal aega olnud kõik väga haiged. Ja pole mitte midagi teinud. Ja kui ma ütlen mitte midagi, siis ma natuke valetan, sest ma kohe näitan, et üks mees on siin kõva Covidi saatel natuke üritanud ikkagi midagi teha. Ja plaate me saime ka natukene juurde. Viimased nädal aega me oleme olnud lihtsalt haiged. Voodis kõrges palavikus ja kõik maailma hädad, mis Covidiga kaasas käisid, on meil olnud. Aga täna esimest päeva me oleme tegelikult isolatsioonist vabad. Seega me ei ole enam nakkavad ja ütlesime, et tõusime täna üles, et päriselt hakata midagi tegema. Väljas praegu kallab, nii et see tegemine on natukene pausile pandud. Aga ma näitan, mis Jimmy vahepeal siis teinud on. Et kui inimesel on ikka 39 palavik, aga ta jõuab umbes 5 plaadi kaupa plaatida, et mis see tulemus siis on. Vannitoa seis on hetkel siis selline. Siin osas seinas on kate, kuhu peale läheb puit. Plaadid on maas. Kas ma võin astuda siia või? Plaadid on maas. Ei ole päris need, mida me tahtsime, sest ma tegelikult tahtsin, et need plaadid jätkuksid siin ruumis, aga need olid siis need plaadid, mida selgus, et meil ei ole. Ja seinaplaadid on meil ka pandud. Ja kõik see osa, mis on panemata, siia tuleb puit. Ja seda puitu pean mina kohe minema lihvima. Nii et väikse ampsu haaval oleme ikkagi teinud edasi. Et meie majapidamisruum on saanud sihukese huvitava näo. Meil tekkis siia filter, mis ei olnud siia mõeldud, aga mida meil oli hädasti siia vaja. Ja nüüd hetkel ei teagi, mis majapidamisruumis saab, sest minu väga äge disain läks natukese vastu taevast, aga me proovime olla leidlikud. Kuna väljas on nii paha ilm, siis pidime oma selle lihvimistationi siia sisse tegema. Hakkame siin kuuri all lihvima ja kõik need plaadid tuleb siin, lauad tuleb ära lihvida. Meil on nüüd spordiüritus hakkab pihta. Ühel sportlasel käes on lintlihvija. Teisel sportlasel on käes on ketaslihvija. Kas ei olnud taldlihvija või? Või taldlihvija. Lihtsalt nõrgemal on nagu väiksem ja kergem masin ja tugevamal on suurem ja raskem masin.
ühe palju laudu. Ei, see ei ole võistlus. Meil on elus kõik võistlus, aga see ei ole küll võistlus. See on võistlus meie versus Covid, et kas me saame selle tehtud. See on täna see võistlus, mitte mina versus sina. Me oleme täna ühes tiimis. Üks kord elus me oleme ühes tiimis, kallis. Davai. Puidud said lihvitud. Jimmy läks seda vannituba puukima ja meie Andreniga teeme tema toa nüüd tühjaks, et me saaksime hakata siin põrandat üles võtma. Kuule, aga võtame selle põranda üles, viskame selle aknast üle. Jah, meil on selle jaoks ka ATV-d ja kärru vaja. Et viskaks otse kärru või? See oleks vähe lihtsam kui muru pealt korjamine. Väga mõistlik. Kuule, aga lähed tood ATV või? Pargid siia akna all äkki? Hakkame põrandat üles võtma või? Mul on tugeva musti. On jah? Lõpuks ometi üks töö, mis imeliselt lapsele sobib. Väga saab lõhkuda nii, et ja keegi ei pahanda. Töökasvatus. Ja meie rõõmuks me lõpuks ometi oleme leidnud kullapaja, sest näete, siin meie hoovis lõpeb või algab vikerkaar. 2 tükki, siin on 2 vikerkaart. Üks vikerkaar ja teine vikerkaar. Ja naabrihoovis lõpeb vikerkaar. Nii et yes, 2 kullapada meie omad. Kuniks poisid oma tuba tühjaks teevad, või Andreni tuba, siis mina otsustasin, et ma proovin vannitoa ukse ära värvida. Näitan ruttu, kuhu maani me jõudsime. Kell on juba päris palju ja ausutades kõik on väga väsinud. Aga Andreni toas võtsime, ja kui me ta võtsime, siis ma mõtlen poisid muidugi. Võtsid üles põranda, seintelt tapeedid maha. Osa köitseid laest kätte. Nii et tuba on tühi. Ja varsti saab hakata juba uuesti üles ehitama. Mina vahepeal lihvisin ja värvisin ukse ära. Kõik aknaääred ja siseuksed, mida hetkel vist tundub, et meil ainult 2 alla korrusele vähemasti, saavad siis sellise toreda katte. See tundub laiguline, aga see lihtsalt hakkab alles praegu kuivama. Lisaks me Jimiga koos lihvisime ära terve selle hunniku neid plaate. Ja vannituba on vuugitud ka. Viimased puhastus, need pingutused välja. Meil on siin talus siis maakelder. Et ma ütlesin, et siin on elekter veetud. Ja, kas siin on elekter sees selles mõttes? Sa saad pärast tuua selle mingi asja, millega mõõta. Nii, keldri esimesest ruumist läheb edasi 2 ust, see on väga äge. Praegu vasakpoolses keldriboksis on lihtsalt eelmiste inimeste mingid moosid ja hoidised. Ja siia me teeme safri osa. Ehk siis paneme siia sügavkülma ja teeme tingimused, et siin saaks hoiustada siis oma toiduvarusid. Nii. Ja paremal poolel on praegu meie veinid ja siia tuleb veinikelder. Siia paneme plaadid maha, värvime kõik ära, teeme ilusaks. Toi vaatage. Kes siin on? Suured tigud olnud. Suured tigud on siin. Olnud. Ja need on teod. Meil elavad siin veinikeldri peal Viinamäe teod. Ja mina sellise kriisivaldkonna ja kriisivalmiduse inimesena ikkagi niimoodi pool naljaga, aga võib-olla mitte nii väga olen kogu aeg öelnud, et meie selliseks kriisipesaks saab seesama kelder, et kui maailmas kõik on läbi ja kriis ikkagi on väga
väga kriitiline, siis meil vähemasti saab olema veini ja tigusid, mida siis kriisi ajal tarbida. Plaan on siis kõigepealt võimaldada sellel uksel lahti käia. Ehk siis siin tuleb natukene ära võtta mõned põõsauksad. Samas täitsa paljaks ei saa seda teha, sest siin on hea niiske ja nendele tigudele siin täpselt niisugune meeldib. Aga natukene võtame siit võsa maha, või noh, Jimmy võtab siit võsa maha ja äkki natukene labidaga üritab seda kaevata laiemaks seda uksehaavaga. On huvitav, et maale kolimine ja see, kui sul ei ole enam eriti mitte midagi, see õpetab väga hästi ja tuletab meelde, kuidas olla tänulik lihtsate asjade eest. See on must õun veidi. Ja Covid andis sellele kindlasti ka kaasa, et kui me esiteks elame juba kuu aega nagu mingid, no üsna ikka nagu paadialused, nii et meil ei ole toas voolavat vett ega korralikku kohta, kus magada. Peale elamist ikkagi väga ilusas ja suures korralikus majas. Ja nüüd, kui me olime nädal aega veel haiged ja ei saanud üldse midagi teha, siis on nii äge, et rõõmu pakuvad väiksed asjad. Näiteks ma avastasin, et siin on väga tore õunapuu, kus on nii head õunad. Õunasortidest mina ei tea muidugi midagi, aga ma ütlen, see sort on maitsev. Kuule, vaata seda. Palun. Maitsev. Mida maitsev? Jah. Ega. Kas teate, et kõige olulisemal hetkel ja kõige põnevamas kohas ikkagi kaamera jääb koju ja üks hästi populaarne hirm, mida inimesed ütlesid, kui me küsisime enne kolimist, et mis te arvate, mis need kõige keerulisemad asjad siia Hiiumaale kolimise juures on, oli see, et inimesed arvasid, et siin ei ole abi, eriti arstiabi, eriti kui sul on vaja seda kiiresti. Täna siis proovisime ise ära. Käisime just EMO-s, kahjuks me ei võtnud kaamerat kaasa, sest ma lõhkusin või tegin tühjaks enne keldri ja lõhkusin siin riiulit, ma kohe näitan ka. Ja ma kükitasin riiuli ees maas, et alumisi riiuli laudu kätte saada. Ja nii kui ma selle alumise laua kätte sain, nii see raudriiul kukkus mulle lihtsalt kõik kaela, kukkus mulle õlale ja käele. Ja päris valus on. Ja igaks juhuks läksime ikkagi EMO-sse pilti tegema. Ja nii äge oli. EMO-s oli täpselt 0 inimest. Ühtegi järjekorda polnud. Kohe võeti ja tegeleti minuga. Kõik läks kiiresti ja lihtsalt. Nii et minu arust vähemasti erakorraline abi on sul kui kiirem kui üheski teises suures haiglas. Õnneks midagi katki polnud. Ja siis veel, enne kui ma teile näitan, sellest võiks story time'i teha. Ühesõnaga, käisime seal haiglas ära. Päike nii ilusti hakkab taustal loojuma. Käisime haiglas ära ja tagasi teel, kuna tuju oli nii paha ja õlg oli nii valus, siis mõtlesime, et korraks lähme siit kodulähedasest suure sadamast läbi hetkeks. Käime korra kai peal, vaatame ilusat mereõhtut ja siis tuleme koju ja teeme tööd edasi. Ja me läksime sinna ja meie üllatuseks oli üks üsnagi keskmises suuruses laev, jäänud just, me arvasime, et madalikule kinni, aga tegelikult oli ta sõitnud just siis kivi otsa. Ja me jäime sinna korra vaatama, et kas ja kuidas me saame seda laeva aidata. Ja lõppes see kuidagi uskumatult sellega. See laev sai välja õnneks. Loodetavasti on see piisavalt terve kätt edasi sõita. Ja nad tulid sadamasse ja me aitasime neil laeva ära parkida, dokkida, kinnitada. Ma ei tea, mis õige sõnavara on, kala ja laevamees ma ei ole. Aga see kõik oli nii tore. Inimesed olid ülitoredad, tegid meile oma laevatuuri. Ja mul ei olnud kaamerat kaasas, sest ma läksin haiglasse nii ja teetsin kaamera siia. Aga ma võtsin Jimmy telefoni ruttu ja tegin tema telefoniga mõned klipid ja ma panen need klipid siia, et siis näete ise ka, mis laeva me siis saime ära parkida korra aidata. Ja siuksed asjad juhtuvad lihtsalt ainult Hiiumaal. Hiiumaal vahetevahel lihtsalt juhtub seda, et tuled õhtul kai peale jalutama ja tuleb üks laev, keda on vaja aidata dokkida. Ma ei tea isegi, kas see on õige sõna, aga see on lihtsalt nii äge. Nii Jimmy hakkab kohe võtma laeva vastu. Nii. Vaatame, kuidas see nüüd siis välja näeb kõik.
see on nii äge lihtsalt. Imeilus laev. Selline Hiiumaa elu siis. Nii ka laevaasjad on nüüd tehtud. Laevaasjad on nüüd nähtud. Ma näitan teile, mis ma vahepeal teinud olen enne, kui ma EMO-sse pidin minema. Keldri esisest on vahepeal saanud siis selline lage ala. Jimmy siit võttis kõik need suured põõsad maha, mis siin hommikul olid. Kaevas natuke meil seda käiguteed laiemaks. Siin on ikkagi väga pime, aga proovime hakkama saada. Mina sikutasin siit välja kõik üleliigseks, siis siin oli vana kartulikast. Meie asjad on seal sees veel. Ja siit poolt siis vedasin ära kõik selle sodi, kõik need pudelid, purgid, mahlad, kõik mis siin olid. See trepp on nagu meie mingi pihitool. Me hakkamegi siin tegema, aga mind huvitab, kuidas me teeme siis Mine. talv on ja lumi omas. Nii Murka tahab ka jagada oma head uudist. Mis head uudist? Et ta meile jääb. Ja, me mõtlesime, me teeme lihtsalt ühe sellise kiire infovahetusringi. Meie esimene infokild on see, et meil on nüüd koer. Jaa. Me otsusime ta endale jätta, sest meil oli kokkulepet on siin 2 nädalat, 2 nädalast sai sujuvalt kuu. Kuus sai juba natukene rohkem ja see koer oli ikka siin täpselt nii nagu ta oli. Ja kuna tal ei ole uut peret leitud, siis nüüd otsusime, et las ta siis jääb. Et viime ta arsti juurde ja küürime ta puhtaks ja las ta siis elab siin meiega. Ta on väga tubli olnud. Nii et saime vastu tahtmist omale lisalooma. Väikse valgekoera. Jah, aga ta on väga tubli. Üks asi, mida ma lubasin siin esimeses videos oli ka see, et me räägime hästi ausalt, mis see kõik maksab, see Hiiumaal elamine. Üldises plaanis ma ei ole veel aru saanud, et Hiiumaal elamine iseenesest oleks väga kallis või võtan tagasi, elamine täna ongi väga kallis, aga et see oleks Hiiumaal kuidagi eriti kallim, seda ma ei ole veel aru saanud. Poes on hinnad veidi kallimad kui võib-olla mujal või pigem mulle tundub, et toidupoes näiteks ei ole nii palju sooduspakkumisi kui mujal, pigem niipidi. Jah, siin ei ole sooduspakkumist. Ehituspoes on pigem probleem see, et tooteid on vähe. Ehk siis, et valik on väike. Ja, valik on väike ja tooteid on vähe, nagu füüsiliselt vähe. Et kui mul on 10 purki värvi, siis ma saan sealt ainult 3, sest rohkem ei olegi. Et sellised probleemid, aga tegelikult me oleme avastanud väga ägedaid poode, mööblipoe, siis mingi sandtehnika ja elektripood, siukseid ägedaid väikseid poode, kus on väga lahedaid asju ja minu arust hinnad väga mõistlikud, hinnad mandriga võib-olla on, ma ei tea, see kauba toomine ja see asi pannakse juurde, et muidu oleneb, kui palju sa ostad ja kuidas selle läbi saad, et noh, ütleme, vaata, me saime siit selle filtri ja süsteemi ja muud asjad, et tehti mõned protsendid tehti alla ka ja jah, et inimesed üsna hästi annavad tegelikult häid pakkumisi, kui ise küsid ja oled niisugune hea klient ja ostad palju nagu meie, siis ei ole nagu näinud, et oleks probleemi. Mõned asjad on jälle soodsamad. Andriani kool on selles mõttes täiesti tasuta, me ei pea maksma toidu eest, mida me pidime tegema tema eelmises koolis. Et ongi mingid asjad nagu lihtsamad ja soodsamad. Mandril käimine on hiidlasele ikkagi päris soodne. Keegi kindlasti nüüd ei nõustu minuga, aga võrreldes sellega, et me siiamaani käisime mitte hiidlastena Hiiumaal väga palju enne kolimist, ma ei tea, 10-20 korda ja raha läks nii, et noh, ikkagi juba oli üks ots oli 35 eurot. Et väga piinlik oli juba selle raha pärast, mis me sinna panime, aga täna me sõidame niimoodi, et auto ülevedu on 5 eurot, olenemata missuguse praami peale me läheme ja inimese pilet on 1,70. Nii et ei ole väga kallis tegelikult käia ära Hiiumaalt. See on päris soodne võrreldes teiste ümber. Jah. Ja Hiiumaal, mis praegu on kõige odavam, on Rasmuse lasteaed. Mitte ühtegi penni ei pea maksma, sest tal ei ole lasteaia kohta. Ja, et meie kõige suurem mure praegu Hiiumaale kolimisega ja kõige suurem selline ikkagi üllatavalt negatiivne osa selle Hiiumaa elu juures on see, et meil ei ole Rasmusele lasteaia kohta. Ja talle lasteaia kohta ma hakkasin otsima juba juunikuus, kui me oli selge, et me hakkame kolima, aga lasteaia kohta siin ei olegi. Ja huvitav on see, et tänaseks olen ma siis lasteaedades küsinud, et enne Rasmust on igas lasteaias kohe pikk järjekord, mis tähendab, et terve lasteaia täis lapsi ilmselt Hiiumaal
on ilma kohata ja nad on kodus ja nad on lasteaiaealised, seega ma ei tea, kuidas inimesed neid lapsi kodus hoiavad, aga meie mure täna on siis see, et siin osavallas ehk siis Pühalepa osavallas ei ole talle kohta ja ka järgmises osavallas ehk siis Kärdla osavallas ei ole talle ka kohta. Meile pakuti vallast kohta valla piires, aga see on kaugel, see on niisugune 45 minuti tee ja minu kõige suurem mure selle juures on see, et kuigi ma olin alguses valmis ta ajutiselt panema sinna kaugemasse lasteaeda, kuni ta siis saaks koha kuskil siin kodu lähedal, siis probleem on selles, et vald on kirjutanud oma lasteaia määruse selliselt, et kui sa võtad lasteaiakoha vastu, siis kõikides teistes lasteaedades sa kaotad oma järjekorra koha. Ehk siis see hetk, kui ma võtan vastu selle kauge lasteaiakoha, mida me tegelikult ei taha, siis ei saa ta mitte kunagi enam minna ka siia lähedale lasteaeda ja see on väga suur probleem, sest et nende kaugete lastega ta ei lähe ühte kooli, ta on 5-aastane, ta peab 2 aasta pärast kooli minema, et see tähendab, et ta ei tunne mitte kedagi, me iga päev veame teda 45 minutit lasteaeda ja 45 minutit tagasi ja see tundub jabur, et me Hiiumaale eelkõige kolisime ikkagi selleks, et oleks elu lihtsam ja kõik asjad võtaksid vähem aega, mis on ebapraktilised ja see on hästi suur mure. Ja täna, kuidas see lahendatud on, et seadus ei luba jääda 5-aastase lapsega koju ja 5-aastane laps ei ole piisavalt suur selleks, et ise üksinda kodus olla. Nii et täna ta käib iga päev tööl. Igal hommikul me äratame ta kell 7 ülesse ja peamiselt käib ta siis tööl isaga ja vahetevahel siis minuga. Ja ma veel ei tea, et kui tulevad need päevad, kus me ei saa teda kaasa võtta. Kui tulevad Jimil laskepäevad ja väljaõppe ja minul asjad, kuna ma praegu käin iga nädal ikkagi ka mandril tööl, et minu töö on selline, kus ma pean palju käima olulistel kohtumistel, tegema erinevaid koolitusi, erinevaid asju, kuhu ma ei saagi teda võtta ka parema tahtmise juures, siis ma veel ei tea, et väga-väga kurb alternatiiv on see, et see tähendab, et suur vend peab jääma siis koolist koju, et väikest hoida või ma ei kujuta ette, mis see lahendus siis on. Aga vallas kõik ehitavad õlgu ja see on ausalt öeldes natukene pettumust valmistav. Kuigi reklaam on ju olemas, räägitakse, et tulge Hiiumaale elama, noored pered, kõik on värgid-särgid. Et hetkel ikkagi noortele peredele lastega, lasteaiaealiste laste vanematele tegelikult ei ole Hiiumaal kohta. Et see on meile selgeks saanud. Aga me ei anna alla, et me oleme oma otsuses kindlad, et me tahame siin olla. Meile tundub, et meil on Hiiumaale palju anda ja vaatame, äkki me kunagi saame siis sellega ja kui on küsimus või kui te arvate, et millal ta siis saab lasteaeda, et ühel päeval ta kindlasti saab, siis täna on meil info, et ta saab järgmisel sügisel, ehk siis, et ta peab olema kodus meiega terve aasta. Et see on huvitav olukord. Aga Andrian läks kooli ja Andrianil koolis väga meeldib, et ta käib siin kohalikus koolis ja ta tundub väga õnnelik siin. Väike kool, üliarmas. Ja siis võib-olla ongi see teine negatiivne asi, millega siiamaani oleme kokku puutunud, ongi see sama koeralugu, mis küll tänaseks on leidnud lahenduse sellega, et me jätame koera endale. Aga kui me siia tulime ja see koer lihtsalt oli siin õnnetult meie hoovis, siis tegelikult keegi midagi ei teinudki. Et me helistasime läbi kõik võimalikud telefoninumbrid, ma kirjutasin igale poole osavalda, kutsusime politseid, meil käis siin veterinaaramet, kõik ehitasid õlgu, kõik ütlesid, et nojah, vaatame. Et huvitav oli see, et inimeste esmane reaktsioon pigem oli ikkagi see, et aga ta on teil ju seal juba, et kas sa ei või siis talle panna süüa ja juua. Et aga mina ei ole seda koera võtnud, mina seda koera ju endale ei tahtnud, et ma täna ikkagi olen võtnud kellegi teise võetud looma, kellegi teise halva otsuse üritan siis heastada, sest mul lihtsalt on temast kahju ja ma ei näe, et see on võimalus, et me laseme ta magama panna. Aga tõesti, et tänaseni pole teda viidud ei varjupaika, keegi tema vastu huvi ei tunne. Et need on võib-olla niisugused negatiivsed kogemused, mis me oleme siin tundnud, aga muus osas, kuulega räägime headest asjadest. Vaatamata need negatiivsed aspektid, siis üldiselt on Hiiumaal ikkagi väga tore. Meil on väga ägedad kolleegid mõlemal. Ülitoredad. Inimesed on siin väga toredad. Me oleme palju uusi tuttavaid saanud ja nad on väga avatud ja abivalmid ja mulle tundub, et nad on meid väga hästi siin vastu võtnud. Ja see on äge.
just enne rääkisin ka seda, et me käisime EMO-s. EMO-s oli väga tore, mitte ühtegi inimest ei olnud. Väga kiirelt sai läbi. Järjekorda ei olnudki. Et ma ei ole kunagi enne käinud arstil, nii et järjekorda pole. Vist tõesti elus mitte kunagi. Kuule, aga aitäh, et sa tulid ja vaatasid. Ja leidsid aega uudistada meie elust. Me teeme ikka edasi ja juba järgmisel nädalal näeme jälle. Püsi ka lainel. Ja püsi terve. Ja. Tšau. Tšau.